Tere kõigile! Selles videos lahendame kahe tundmatuga lineaarvõrrandi süsteemi liitmisvõttega. Liitmisvõttega võrrandisüsteemi lahendamiseks tuleb meil teisendada olemasolev võrrandisüsteem sellisele kujule, et ühe tundmatu ees olevad kordajad erinevates võrrandites on teineteise vastandarvud. Liitmisvõttega lahendamisel liidetakse võrrandites olevad sarnased liikmed kokku. Ja juhul, kui meil näiteks y kordajad on teineteise vastandarvud, siis tundmatu y koondub meil esialgu välja ja saame leida x-i juba ühe tundmatuga lineaarvõrrandi lahendamise teel. Lahendame teise ülesande. Kui selline ülesanne on vaja liitmisvõttega lahendada, siis vaatame, et mis juhtuks, kui ma hakkaksin kohe sarnaseid liikmeid kokku liitma. 2x pluss 3x teeb mulle 5x, y miinus 2y teeb mulle miinus y ja miinus 1 miinus 12 on miinus 13. Sellisel juhul mul jääks ikkagi kahe tundmatuga lineaarvõrrand, mida ma edasi lahendada ei saaks. Järelikult selleks, et ma saaksin liitmisvõttega ühest tundmatust lahti, pean tekitama olukorra, kus ühe tundmatu ees oleksid vastandarvulised kordajad. Praegu ma saaksin x-ide ette tekitada uued. Selleks ma peaksin mõlemat võrrandit läbi korrutama. Või teine variant on mul y-ite ette tekitada 2 ja miinus 2. Miinus 2 on juba olemas ja 2 siia saamiseks pean terve võrrandi arvuga 2 läbi korrutama. Saan et 4x pluss 2y on miinus 2. Teine võrrand jääb mul samaks, sest et siin mul ei olnud kordajaid vaja muuta. Nüüd, kuna mul on hea olukord võrrandite liitmiseks olemas, siis märgin ära, et kasutan liitmisvõtet, tõmban joone vahele ja hakkan sarnaseid liikmeid kokku liitma. 4x ja 3x on kokku 7x, 2y miinus 2y teeb kokku 0, need koonduvad välja, ja miinus 2 miinus 12 on miinus 14. Liikmete väljakoondumist võib selliste kriipsudega märkida, et neid me siia alumisse võrrandisse ei kirjuta. Alles jäi 7x võrdub miinus 14. Siin on jälle tegemist ühe tundmatuga lineaarvõrrandiga, mida sa juba 7. klassis õppisid lahendama. Kui 7x on miinus 14, siis ühe x saamiseks tuleb meil see võrrand läbi jagada 7-ga. Miinus 14 jagatud 7-ga on miinus 2. Esimene tundmatu on meil olemas. Teise tundmatu leidmiseks tuleb meil teha sama, mis esimeses ülesandes. Asendada meie leitud tundmatu x-i väärtus mõnda esialgsesse võrrandisse x-i asemele. Mina valin asendada x-i väärtuse esimesse võrrandisse. Võib asendada x-i väärtusega loomulikult teise võrrandisse ja tuleb tegelikult sama y tulemus. Nii, aga kui ma x-i asendan esimeses võrrandis miinus 2-ga, saan võrrandi 2 korda miinus 2 nüüd pluss y võrdub miinus 1. Kui ma siit korrutamistehte ära teen ja saadud liikme viin teisele poole, et y-t avaldada, saan y arvutamiseks tehte miinus 1 pluss 4 ja see on 3. Ka seda saadud vastust saan ma kontrollida. Kontrollimiseks asendan mõlemas võrrandis x-i asemele saadud miinus 2 ja y asemele 3. Teeme selle teise ülesande kontrolli nii-öelda suuliselt, et me kontrolli praegu kirjalikult välja ei kirjuta. Kui x on miinus 2 ja y on 3, 2 korda miinus 2 on miinus 4, miinus 4 pluss 3 on miinus 1. Kontrollime ka teist võrrandit. 3 korda miinus 2 on miinus 6, miinus 2 korda 3 on miinus 6, miinus 6 miinus 6 on miinus 12. Oleme veendunud, et meie leitud x ja y väärtused on õiged. Kirjutame välja vastuse, lahend on x on miinus 2 ja y on 3.